Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja tutvustan teile täna nutirakendust Instagram. Mul on ta juba iPadi alla laetud ja kui ma ta avan, siis kõigepealt on mul võimalik kas teha endale konto, kui ma klõpsan sign up. Ma saan selle siduda, kui tahan ka Facebookiga või siis, kui mul on konto olemas, siis ma lihtsalt login sisse. Ja see keskkond on eelkõige siis loodud fotode jagamiseks. Ja kui ma nüüd siis teen väikse ülevaate, siis kui ma siin kodunupu peal klõpsan, siis mul avanevadki siis kõigepealt, keda mul siis soovitatakse jälgida, siis on siin minu pilt, siis on need, keda mina jälgin ja nii edasi, nii et see on siis kõik see, mis puudutab seda Instagrami elu, et see on nagu selline võrgustik. Siis siin klõpsates selle luubikujulisel pildil on võimalik otsida fotosid, ja on võimalik otsida ka inimesi. Ja fotode puhul Instagramis kasutatakse ka sellist asja, nagu seda on hashtag. Ja kui ma tahan siis otsida hashtagiga mingeid pilte, näiteks et ma tean, et on mingi ürituse või mingi organisatsiooni jaoks loodud hashtag, see on siis märksõna, millega ma saan leida kõiki neid pilte, mis on siis sellega märgistatud ja see on siis selleks, et seda teha, siis ma panen otsingusse selle sõna. Nii, ja no näiteks tahan näha, mis ta e-twinningul Maltal, mida on tehtud ja siis ma leian kõik need, ükskõik mis kasutaja on kasutanud seda hashtagi, leian need üles. Nii, nüüd järgmine nupp ja siin see keskmine, see on nüüd põhiline nupp ja see võimaldab siis teha fotosid. No ja ma teen siit ilusast kirjust triibulisest vaibast pildi. Ja ma saan ka teha, kui ma tahan, ma saan teha video või siis lähme tagasi, teeme ikkagi foto. Nii, teen foto. Ja nüüd on mul võimalik seda fotot siis ka natukene töödelda, et ma saan siia valida, missugune ta välja näeb, missugused need sellised efektid tal peal on. Siis siin üleval on veel nuppe, mis võimaldavad erinevaid asju teha, et see päikesega võimaldab siis mul heledust või tumedust juurde panna. Kui ma tahan selle efekti salvestada, siis ma klõpsan paremal pool selle linnukese märgi peal, kui ei taha, klõpsan risti peal. Ja siis siin, mis on siis selle mutrivõtme juures, siin on ka veel terve hulk igasuguseid erinevaid võimalusi siis selliseks pilditöötluseks, et mida ma siis tahan kasutada, võin teha selle vaiba näiteks soojemaks. Nii. Ja kui ma olen siis kõik sellised töötlused ära teinud, mida ma olen tahtnud, siis ma klõpsan nupule next. Ja vot nüüd ma võin siis kirjutada sellele pildile siis sellise pealkirja või siis väikse nagu mõnes mõttes ka kommentaari, et millega on tegemist. Ja kui mul nüüd näiteks on juba kokku lepitud mingisuguse ürituse hashtag ja ma tahan selle panna, siis ma võiks ka selle panna. Et kui ma nüüd panen selle ja nüüd ütleme, et see on siis, no ma ei tea, kas võib olla mingi vaipade üritus, ma ei hakka praegu hashtagi looma, et siis ma võiks kirjutada siia lihtsalt vaip. Ja siis kõik edaspidi, kes otsivad sellise hashtagiga pilte, leiavad siis selle pildi ka. Aga no ma kirjutan lihtsalt vaip, ma ei pane praegu märki ette. Nii, ja siis mida ma võin veel teha siin, et ma võin siin ka, kui siin pildi peal on inimesi, siis ma võin neid ära märkida, ma võin selle kaardi peale panna, ma võin sellega siis jagada kohe Facebookeris, Twitteris, Tumblris või Flickris. Nii, aga ma seda tegema ei hakka ja siis klõpsan nupule share. Nii, ja nüüd mu pilt siis pandi siia üles. Nii, ja kui ma siit nüüd need nuppudega edasi vaatan, siis järgmine, kus on siis see südamemärk, see võimaldab siis näha neid, kes mind jälgivad. Siin on näha siis, mida nemad on minu piltidega teinud, millised on neile meeldinud. Ja siis, kui ma siin klõpsan siin following peal, siis on näha, keda mina jälgin. No ma näen näiteks, et Lukasele on meeldinud Kaspari foto ja nii edasi, nii et see ongi nagu tegelikult selline terve võrgustik. Ja kui mul siis, kui ma mingi foto lahti võtan, nii, ja see mulle meeldib, siis ma klõpsan like ja tuli üks siis selline
et meeldivus juurde või ma võin ka seda siis kommenteerida, kui ma tahan. Nii, ja nüüd siis see viimane nupp siin, see inimese märgiga, see näitab mulle siis minu profiili, palju ma olen siis postitanud, palju mul järgijaid on, palju mina järgin ja siin on öeldud, et ma peaks selle profiiliga tegelema, et mul ei ole pilti ja kõike muud, et neid asju teha, aga siin ma näen siis kõiki oma asju, mis ma olen üles pannud ja kui ma tahan nüüd välja logida, siis ma klõpsan siin üleval sellise hammasratta peal ja kerin kõige alla ja siis saan välja logida, aga kui see on minu oma seade, siis ma muidugi välja logima ei pea, sest et sellisel juhul ongi hea, kui ta on sisse logitud ja ma saan teda pidevalt kasutada. Nii et selline vahva keskkond.